keskringis valmis pannud ja läheme. Sealt ettepoole käik hetkel ei õnnestunud. Hea pall liini taha ja siin võib juba pahandus vajas olla. Lapa toob esimese välja, teine klaaritakse ära, aga selliseid asju ei saa lasta, et kui siin eelmises kohtumises, kus võistkonnad omavahel vastal. Hästi Joe Pedrole, ei mängi löögi peale, Ainsalule vasakuga ja pall käib väravaraamis ära, aga väravat sellest olukorrast ei sünni. Või ehk oleks õige mõelda, et käis vastu värava raami, sellepärast et pall kasti. Nüüd tuleb hästi, kerkitakse ka ja Lapa toob supertõrjega hetkel välja. Seal Peetson oli lähedal, et oma tabamust kirja saada. See olukord pisut mängite maha. Ainsalu, kes seal samuti vaatame selle ära ja sealt tuleb, pall käib jällegi postis, teine pall. Lapa paneb käe vastu, pall on ikka lahti. Korralik tabamus ja Lapa saab veel ühe tõrje kirja. Roosnub sättis vasaku peale, tulistas peale ka, aga viimastel minutitel pisut sarnane, nagu me avaminutitel nägime, kus Levadia ikkagi leiab ja leiab hästi, tuleb löök ka, aga Lapal käes ja minut on täis. Jakobsonil rohkem ei ole vaja näha siia avapoolajale sündmusi, aga Pedmanson ära karistati, siis mäng jätkub vilega ning peakohtunik seda puhuda ei jõudnud, aga nüüd Levadia mängib tulega, Valner on väravast väljas, ühte kauglööki me täna juba siin Premiumi liigas näha oleme saanud, aga Valner hetkel oma kõik, aga need kaks viimast palli, mis vasakule äärele Marin on tulnud, siis ei ole võistkond sealt suutnud piisavalt abi pakkuda. Nüüd väga kavalalt seal see ilmselt oli tahtmatult, aga nüüd tuleb. Valner saab esimese tõrje kirja ja teine eksimus. Ja see oli nüüd isegi kirkamat tooni kuldne kui eelnev, sellepärast et Saliste, Otole löögi peale. See mees sellele mehele meeldib võtta, aga Lapale otse sülle. On see mees sealt vasakult äärelt kollitanud küll. Ainsalu. Väga hea pall ja seal nüüd tuleb vaadata, et sulgu ei ole, aga Tambetuu pääseb jooksma. Tambetuu versus Lapa. Lapa võtab teisega ära ja Tambetuu on liimist lahti. Ja tõuseb lipp. Ja mees laseb looma välja. Suure tõenäosusega. Levadial veel on võimalust. Tuleb Lapa välja ja seal on värav lahti ja nüüd on pahasti ka, siit tuleb 90+5 ära, lastakse kõik välja, mis vähegi lasta on ja värav autor ei keegi muu kui keskkaitse Nõvanko. Ja eks seda asja vaadatakse variruumis kindlasti üle, aga tuli seal Lapa väravast välja, ei suutnud seda palli kõige paremini kinni püüda. Levadia meeste vaatame kordust ka. Lapa tuli natukene just ebakindlalt väravast välja, aga tuli sinna mängijate summa ja lihtsalt ei püüdnud hetkel seda palli sealt kinni, aga samas vaatame, seal võidi ka Arauhile ikkagi sisse minna ja no vaatame, saame näha, hetkel on privileeg olla kohas, kus ei pea ise seda otsust tegema ja Levadia saab 90+6 kätte. Asi, mis oli nii lähedal, on nüüd sõrmede vahelt ära pudisenud. Var näitas, et värav loeb. Pakutakse siit veel meile erinevaid nurkasid. Marine vastu pikem pall ettepoole. Tambetuu pääseb jooksma ka, seal võetakse mees maha, aga kohtunik laseb edu mängida, tuleb kollane kaart ja mille jaoks teine kollane kaart. Ja lastakse lõpuvile ära sellise asja peale ja te näete Levadia mehi, kes siia Tammeka mehi, kes siia Levadia. Intervjuuksid Levadia ridades Tanel Tammik, et alustuseks küsiks, et tore tagasi kodus olla justkui, et selle mängu raames. Ei, alati on tore siin Tamme staadionil olla, olgu see siis kunagi Tammeka eest või mõne teise klubi eest, et siia on alati hea soe tulla ja võetakse hästi vastu. Kuidas tänane mäng kokku võtta? Tegelikult võimalusi oli, need tulid pisut periooditi, teine poolek kuulus rohkem teile, et kuidas mänguga üldiselt kokku võtta, et mingi osa said kõrvalt jälgida, teises osas olid ise osaline?
Ma arvan, et Tammeka kaitses püsis päris hästi, meil oli seal kohe alguses väga palju võimalusi, küll olid latid, küll olid postid ja tuleb au anda ka Lapale, kes väga palju välja tõi, aga ma arvan, et lõpuks pani või nii-öelda oli maksuvuseks see, et me tahtsime võib-olla lõpus rohkem ja jaksasime natuke rohkem, et Tammeka andis väärt võitluse, aga nagu öeldakse, õnn soosib tugevamaid võib-olla. Ma küsin sedasi, et mis esimese poolaja keskel juhtus võib-olla kõrvalt vaadates, et mulle vähemalt endale tundus, et mäng läks pisut Tammeka kätte, nad said küll palliga rohkem teha, võib-olla olukord ei tekkinud, aga justkui oleks ehk eeldanud, et Levadia tuleb selle esimese 5 minuti tempoga lõpuni. Ma arvan, et mõlemal meeskonnal oli periooditi siukseid hetki, kus nad domineerisid, jah, kui neid kokku lugeda, ei tea, kumb rohkem, kumb vähem. Aga ma arvan, et lõpuks me saime esimesel poolajal ennast algul käima, teisel poolajal korrektuurid, lõpus ka Tammeka pidi julgelt allapoole langema ja ma arvan, et võib-olla mingis mõttes läks see isegi meil nagu raskemaks, aga me oleme selline meeskond, kes ei anna kuni lisaminutite lõpuni alla, nii et sealt see võit oli. Küsin siin kõrval häält tegevate fännide kohta, et andsid täna juurde ka päris häälekad ja päris korralikult olid siia Tartusse tulnud. Ja nad alati toetavad meid väga hästi, et vahet ei ole palju neid on, nad teevad alati väga kõva lärmi. Selle viimase värava kohta pisut õnne käib ka jalgpalli juurde. Muidugi, et olukordadesse tuleb lõpuni minna ja mees oli õigel ajal õiges kohas ja see lõpuks pärast tänast ei vaata keegi, kuidas see tuli. 3 punkti on tabelis ja me liigume siit edasi. Ma küsin siit lõpetuseks koondise pausi kohta, et kas tuleb heal või halval ajal, et sellise seeria pealt, mis teil käsil on, võiks ju kohe edasi pagutada või on hea, et mingi paus ka vahele tuleb? Ma arvan, et meil ei ole lõpuks vahet, et on see koondise paus või mitte. Me teeme oma tööd samamoodi edasi ja lihtsalt mõned mängijad meie klubis saavad ennast rahvusvahelisel tasemel näidata ja teised teevad samamoodi nagu me iga nädalselt teeme tööd edasi. Aitäh sulle, Tanel. Ma lasen su vistkonna juurde. Aitäh mängijaste kommentaaride eest. Ole tuli. Poole pealt väravat Lapa liitumas, et sul hetkel need emotsioonid ilmselt ei ole kõige paremat masti? Nii on. Mis seal, alustame siis sellest lõpuväravast, et mis seal valesti läks justkui? Oleks pidanud rusikaga ära lööma. Aga oleme justkui positiivsemal toonil, et kui see lõpp ära jätta, mis ei ole muidugi lihtne, aga tegelikult tegid ju supermängu, et tõid seal avapoolel mitu korda Tammekat välja, tegelikult teine poolaeg oli ka kuni lõpuminutit on ikkagi väga soliidne. Jah, ma arvan, et kõik väravõid saavad aru, kui sa võid küll teha terve mäng ägedaid asju, aga kui sa teed selle ühe halva eksimuse, siis kahjuks tagajärjed on päris suured. See käib meie ametiga kaasas ja täna kahjuks oli ehe näide. Ma küsin sult sedasi, et kui sa mängul otsa vaatad, kuidas sa selle justkui kokku võtad, et Tammeka poolt tegelikult oli südikas lahing, võib-olla justkui etapiti Levadia muutus väga ohtlikuks, aga tegelikult olite ju väga hästi mängus sees. Jah, ütleme alt build-upiga, ma arvan, et Tammeka on mingis mõttes sammu edasi läinud sellega, et me suudame leida neid käike ja me ei karda, kes iganes tuleb ka siia meile nii koduväljakul kui võõrsil, me üritame seda oma mängu teha. Aga jah, ütleme, et eks mida mäng edasi, seda rohkem oli tunda, et Levadia tahes tahtmata, kui siuke meeskond tuleb siia, siis ne hakkavad rohkem riskima ja me võib-olla läksime juba seal 80. minutil juba päris sinna põhja kaitsma, aga ei, selles mõttes me olime väga tublid, meeskond oli täna väga super. Levadia võistkond, aga tegelikult olete ju väga hästi mänginud, et ka eelmine mäng selle loo ajal ainult minimaalne kaotus, et mis justkui teid teistest eristab, et tegelikult ju mängite Levadiaga hästi vähemalt tulemuse mõttes, et need kaotused, mis on tulnud, need on minimaalsed olnud. Kahjuks ilusa mänguga jalgpallis punkte ei saa, aga mis eristab, meil on, ma arvan, head tehnilised mängijad, me ei karda nagu eksida ja ma arvan, et üksteise toetamine on see, mis on selle meeskonna ühtseks teinud. Kas sa tunned, et olete sa ei ole küll hooaja algusest saati olnud, aga justkui viimaste mängudega on niisugune võistkonna minek paremaks muutunud, et enne tänast 3 võitu järjest punktid ilusti tabelis? Ma arvan küll jah, et mingis mõttes on nagu asjad hakanud nagu loksuma, võib-olla kokkumäng on läinud palju paremaks. Ma küll ei oska hooaja alguse kohta midagi väga öelda, sest ma ei vaadanud väga Tammeka mänge, aga ma ei tea, ma arvan, et see publik
see ilus muru, ma arvan, et see ka aitab kaasa. Ma küsin sult lõpetuseks, et kas koondise paus tuleb õigel või kehval hetkel, et praegult need emotsioonid on ilmselt ühtema hästi, Levadialt tuli nüüd küll täna kaotusega, tegelikult justkui olite sellise hea soone üles leid, et kas on natuke kahju ka, et nüüd tuleb paus sisse? See käib koondise akna juurde, et siin pole midagi, et peame lihtsalt, ma ei ütle, et see tuleb halval ajal ega ka heal ajal, et lihtsalt peame selle nädalakese nüüd puhkama ja saame jälle samamoodi seda oma asja veel rohkem paremaks teha. Aitäh sulle, Lapa, ma lasen su võistkonna juurde, aitäh, et sa tulid siia ja jagasid enda nägemust mängust.